vägivaldsed tülid, langenud tööviljakus ja pingelised perekondlikud suhted ning teiselt poolt suur rikkus, vägevad mõisad ning hädavajalik osa sõjaväelust. Mis neid ühendab? See on viin. Täna räägime viinatootmise ajaloost. Miks selline teema? Pöördusime Mooste viinavabriku poole ettepanekuga teha väikese toetuse eest ajaloovideo neid huvitaval teemal. Nad olid nõus ning kuna tegu on majutuskohaga, mis asub viinavabrikus, siis on valik igati temaatiline. Kuna video pikkus on piiratud, siis käsitletakse selles loos ainult viinatootmise kõrgaega tsaariajal. Peame alustama ajast, mil sai alguse tsivilisatsioon ja avastati alkohoolsete jookide valmistamise kunst. Me ei tea täpselt, kus või millal inimesed selle avastasid, kuid tõenäoliselt leidis see aset tuhandeid aastaid tagasi ning nägi välja umbes järgmiselt. Ühel päeval ärkas kiviaja inimene üles ja avastas, et tal ei ole midagi süüa. Ta vaatas ringi ja märkas, et kusagil oli maha unustatud mingid marjad. Need aga olid läinud käärima. Kuna nälg oli suur, siis ta proovis neid marju ja avastas, et need olid käärinud, kuid mitte halvad. Nende maitse oli küll imelik, kui nende söömine tegi tuju teistsuguseks. Mis oli marjadega vahepeal juhtunud? Pärast seda, kui marjad olid korjatud, hakkas nendes tööle bakter, mis sõi marjades olevaid suhkruid ning väljutas etanooli. Etanool on sama, mis piiritus ning rahvakeeles on see tuntud nime all alkohol. Kuna marjad olid kogutud ammu ja bakterid olid teinud tööd, oli jõudnud tekkida 3% etanooli, mis muutis maitse huvitavaks. Pärast seda eksperimenti hakkasid inimesed vilju ise kääritama ning algas alkohoolsete jookide tootmine. Kuigi suhkruid on väga paljudes taimedes, hakati rohkem kasutama nende taimede vilju, kus suhkruid on eriti palju. Euroopast väljaspool olid nendeks näiteks riis, hirss, ananas, banaanid, ingver, agaavipumahl, kookospähklid ja isegi piim. Euroopas jagunes alkohoolsete jookide tooraine piirkondlikult kaheks. Vahemere ääres kasvatati viinamarju, millest toodeti veini. Põhja pool, kus viinamarju ei kasvanud, rulliti teraviljast õlut. Lisaks sellele toodeti puuviljadest siidrit ning meest mõdu. Minevikus oli alkohoolsetel jookidel inimeste elus tähtis koht ning neid tarbiti palju. Näiteks Egiptuse püramiidide ehitamisel anti igale töölisele päevast 4 liitrit õlut. Tolleaegne õlu oli siiski väga madala kangusega ning meenutas rohkem kalja. Seda joodi peamiselt selleks, et mitte tarbida keetmata vett, milles elasid bakterid. Etanooli tootvad organismid ei saa paljuneda keskkonnas, kus on juba mõõdukas koguses etanooli ning seetõttu jäi alkohoolsete jookide kangus pika aja jooksul madalaks. 16. sajandil levis laialt destilleerimine, mille käigus mingit alkohoolset jooki kuumutati teatud temperatuuril, kuni etanool aurustus. Etanooli aurud juhiti kõrvalnõusse, kus see uuesti sadestus vedelikuks. Nii saadi joogid, mis sisaldasid rohkem etanooli ja olid seega kangemad. Šotlased ja iirlased hakkasid tegema odrast viskit. Prantslased veinist konjakit ja brändit, inglased ja hollandlased džinni. Vahemere ääres hakati veini tootmisel tekkinud viinamarjajääkidest pruulima kangemaid jooke. Ida-Euroopas hakati aga teraviljadest kääritatud alkoholist tootma viina. Tänapäeval destilleeritakse viina nii kaua, kuni käes on puhas etanool. Seejärel lahendatakse piiritusveega. Viina sisse ei lisata tavaliselt maitsestavaid aineid. Seetõttu on viin maitsetu. Eestis joodi peamiselt õlu ja mõdu. Kui alkoholi destilleerimise tehnoloogia siia jõudis, muutus see linnakodanike privileegiks. Rootsi ajal haarasid viina põletamise enda kätte aadlikud. Sellele vaatamata jäi viina põletamine mahult väga tagasihoidlikuks. Peamiselt sellepärast, et viina järel ei olnud suurt nõudlust. 18. sajandi keskpaigas oli Eesti territoorium vaene. Hiljuti oli lõppenud suur sõda, maad oli tabanud katkulaine ning pool rahvastikust oli hukkunud. Tollal olid mõisnike eluhooned tagasihoidlikud ning ehitatud puust. Eesti geograafiline asukoht ei olnud põllumajanduseks kõige sobivam. Kevadel maha pandud viljaterast saadi sügisel keskmiselt 4–5 tera. Eesti oli kõige põhjapoolsem maa, mis vedas vilja välja. Balti-Saksa mõisnikud vaatasid kadedusega oma kolleege lõunapoolsematest maadest, kus vili kasvas palju paremini. Mõisnike olukord olekski võinud jääda kiratsevaks, kui 18. sajandi keskpaigas poleks Peterburis saabunud üks kiri. Selles avaldas tsaari valitsus soovi osta mõisnikelt soodsa hinna eest suures koguses viina. Miks läks Venemaal vaja viina? Mis küsimus see on? Ei, asi oli teistmoodi. Tsaari valitsus korjas Venemaalt makse, mida kasutati peamiselt sõjaväe ja laevastiku ülalpidamiseks. 18. sajandi sõjaväes ja laevastikus tarbiti aga väga palju viina. Seetõttu eraldas tsaar palju raha selleks, et muretseda sõjaväe jaoks piiritust. Kuidas on see kõik seotud Eestiga? No, 18. sajandi alguses viidi Venemaa pealinn Neeva äärde. Sinna tuligi koguda suur osa piiritusest. Piirituse vedu Venemaalt Peterburgi takistas teede puudumine.
Kuna Eesti oli Peterburile kõige lähemal asuv maa, kust veeti vilja välja, said Balti sakslased suure konkurentsi eelisse. Mõisnikud tegid läbi vajalikud arvutused. Selleks, et põletada vaat viina, mis maksis 15–18 rubla, oli vaja viljakogust, mis maksis 9 rubla. See tähendas ainult üht. Kubjas, pane talupojad viina ajama! Viina tootmise alustamiseks pidi mõisnik endale muretsema primitiivse destilleerimisaparaadi. Selleks sobis hästi vaskkatel. Viina ajamine korraldati nii, et talupojale anti kotitäis vilja, mille ta pidi kääritama ning ajama vaskkatlast läbi, kuni see oli saavutanud vajaliku kanguse. Algselt oli viina kangus 50 kraadi. Kuigi saadud jooki nimetati viinaks, oli tänapäeva mõttes tegu siiski puskariga. Kui viljast ei saadud piisavalt palju viina, siis sai talupoeg peksa ning pidi puudu oleva osa kõrtsist juurde ostma. Viina ajamine algas oktoobris ning lõppes aprilli lõpus. Seetõttu hakkas rahvas oktoobrit nimetama viinakuuks. Viin tuli viia Peterburi turule. Selleks lasi mõisnik laadida talupoegade vankritele ja saanidele viinavaadid ning saatis nad Peterburi või Narva suunas. Kuna talupoegade töö oli tasuta ning paljud mõisad said viina ajamiseks vajalikud küttepuud oma metsast, oli suurimaks viina põletamise kuluks katla ostmine. Seega oli viina ajamine lollikindel võimalus suurendada oluliselt mõisa põllul kasvatatud vilja väärtust. Talupoegadele tähendas see aga lisatööd ning viina põletamine ja vooris käimine hakkasid kuuluma kõige ebapopulaarsemate mõisatööde hulka. Teine asi oli viina joomisega. Pärast seda, kui viina tootmine oli üles seatud, hakkas viina üle jääma ning mõisnikud asusid mõtlema, kuidas sellest kasu lõigata. Muidugi, müüme viina talupoegadele. Kõrtsides viina müümine oli tulusam kui Venemaale viimine. Üle kogu maa hakkasid kerkima kõrtsid. Kõrts oli ametlikult koht, kus teelised said puhata ja süüa ning nende rajamine oli seadusega reguleeritud. Kõrtsi võis pidada näiteks veskis. Et rajada suurte teede äärde kõrtse, ehitasid mõned mõisnikud vesiveskeid väikestele ojadele. Mõned nädalad aastas, suurve ajal, töötasid need vesiveskina ning ülejäänud aja müüdi nendes viina. Samal ajal pidid teelised mitmes kohas, kus viinamüügist polnud suurt tulu saada, kõndima 10 kilomeetreid enne, kui said jälle kõrtsis puhata. Viinajoomise tagajärjeks olid kaklused, halvenenud töövõime ja pingeline perekonnaelu. Asi läks lausa nii kaugele, et talupoegade kaitseks sekkus mõisnikest koosnev rüüterkond, kes kehtestas viina müügi miinimumhinna. Viina ajamises saadav tulu ei piirdunud aga ainult selle müümisega. Viina ajamisest saadi kõrvalproduktiks praaga, millega nuumati härgasid. Härgadelt saadi sõnnikut, mis suurendas põldude viljakust. Sealt jällegi saadi rohkem vilja viina ajamiseks. Kui härgi oli piisavalt nuumatud, müüdi nad Peterburis lihaks. Mõisa põllul kasvavast viljast põletati 70–85% viinaks. Viinaajamise tõttu hakati üles harima ka madalama viljakusega maid. Varem ei olnud karjamaade ülesharimine majanduslikult otstarbekas. Viina põletamine tõstis vilja väärtust ning seetõttu muutus ka karjamaade harimine tuluseks. Paljudes kohtades võttis mõis enda kätte talupoegade põllud. Talupojad asustati mujale ning nad pidid harima üles uued, vähem viljakamad maad. Viina põletamine nõudis palju puid ning neid võeti mõisa metsadest. Algselt ei avaldanud see suurt mõju, kuid ajapikku, kui viina tootmine koondus teatud mõisatesse, olid selle tööstuse ökoloogilised tagajärjed silmnähtavad. Mida mõisnikud selle suure tuluga tegid? No, osa tuluga parandasid nad mõisa põlde, kaevasid kuivenduskraave, osa raha eest ehitati teid ning parandati talupoegade haridust ja ülejäänud osa jäeti säästudeks. Mitte midagi niisugust. Uued eksootilised road, kombekad teenrid, haruldased jahikoerad, oma puhkpilliorkester, kauged reisid. Pärast seda, kui paljud mõisnike pojad olid näinud, kuidas elatakse Euroopas, ei kõlanud neile enam vanemate väike kodu ning nad asusid ehitama. Just 18. sajandi teisel poolel ehitati välja palju esinduslikke hooneid. Kõikidest Põhja-Eestis säilinud mõisate peahoonetest on 40% ehitatud just sel ajal. Kogu viina ajamises saadud tulu kulutati luksuslike eluviiside peale. Peagi ei suutnud mõisnikud enam tulusid ära oodata ning hakkasid võtma laenu, et osta endale rohkem asju. Niisiis, mõisnike elu läheb hästi. Tulud tõusevad, suur osa sissetulekust läheb tarbimiseks ning võetakse kõvasti tarbimislaenu. Mis te arvate, kuidas see kõik lõpeb? Täname Mooste viinavabrikud võimaluse eest teha video sellel põneval teemal. Järgmisel nädalal vaatame, kuidas viina tootmine elab üle oma esimese kriisi.